Issand, ava mu huuled. Et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda, kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Mu Jumal, vabasta mind õela käest ning ülekohtuse ja vägivaldse pihust. Päästa mind, Jumal, sest veed tõusevad mu hinge hukutama. Ma olen vajunud sügavusse, põhjatusse mutta, mul pole jalge alust. Ma olen sattunud vee sügavusse ning voolav vesi uputab mu. Ma olen väsinud hüüdmast, mu kurk on kähe, mu silmad on väsinud, oodates oma Jumalat. Neid, kes mind asjata vihkavad, on enam kui juuksekarvu mu peas. Ärgu sattugu minu pärast häbisse need, kes ootavad sind, Issand, Issand Seebaot. Ärgu laimatagu minu pärast neid, kes sind otsivad, Iisraeli Jumal. Sest sinu pärast ma kannatan teotust, mu palet katab häbistus. Olen saanud oma vendadele võhivõõraks ja tundmatuks oma ema lastele, sest püha viha su koja pärast on mind ära söönud ja nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Mu Jumal, vabasta mind õela käest ning ülekohtuse ja vägivaldse pihust. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda, kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine prohvet Jesaja raamatust 52. peatükist. Vaata, mu sulane talitab targasti. Teda ülistatakse ning ülendatakse, ta saab väga kõrgeks. Nagu paljud kohkusid tema pärast, nõnda rikutud, ebainimlik oli ta välimus ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline. Nõnda ehmatab ta paljusid rahvaid, kuningad sulevad tema pärast suud. Kuid mida neil ei ole jutustatud, seda saavad nad näha. Ja mida nad ei ole kuulnud, seda saavad nad teada. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele 1. peatükist. Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi, sest kirjutatud on, ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlikke mõistuse. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine Püha Markuse evangeeliumist 26. ja 27. peatükist. Au sulle, Issand. Jeesuse vangistajad viisid ta ülempreester Kaifase juurde, kuhu oli kogunenud kirjatundjaid ja vanemad. Peetrus järgnes talle eemalt kuni ülempreestri õueni, läks sisse ja istus maha teenijate juurde, et näha, kuidas asi lõpeb. Aga ülempreestrid ja terve suur kohus otsisid valetunnistust Jeesuse vastu, et teda surmata. Ent ei leidnud kuigi palju valetunnistajaid. Kuigi palju valetunnistajaid astus ette. Viimaks aga astusid ette 2, kes ütlesid, tema on lausunud, ma võin Jumala templi lammutada ja 3 päevaga üles ehitada. Siis ülempreester tõusis püsti ja ütles Jeesusele, kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad? Aga Jeesus vaikis. Ja ülempreester ütles talle,
ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias, Jumala poeg. Jeesus vastas neile, need on sinu sõnad. Ometi ütlen mina teile, siit peale te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevat taevapilvedel. Siis ülempreester käristas oma rõivad lõhki ja ütles, ta on teotanud pühadust, mis tunnistajaid meil veel vaja on. Vaata, nüüd te olete ise kuulnud pühaduse teotust, mis teie arvate, aga nemad kostsid, tal on surmasüü. Siis nad sülitasid Jeesusele näkku ja peksid teda rusikatega, mõned aga lõid teda keppidega ja ütlesid, ütle meile prohveti viisil, Messias, kes on see, kes sind lõi? Peetrus istus aga väljas õuel ja ta juurde astus üks teenijatüdruk ja ütles, kas sina oled galilealase Jeesusega? Aga tema salgas kõigi ees, ma ei mõista, mida sa räägid. Kui ta läks aga värava poole, nägi teda teine teenijatüdruk ja ütles neile, kes seal olid, tema oli naatsaretlase Jeesusega. Ja taas salgas ta vandega, ma ei tunne seda inimest. Üsna varsti ütlesid aga sealviibijad Peetrusele ligi astudes, tõesti, kas sina oled üks nende seast, sest su kõneviiski annab su ära. Siis hakkas ta hirmsasti sajatama ja vanduma, ma ei tunne seda inimest. Ja kohe laulis kukk ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud, enne kui kukk laulab, salgad sina minu 3 korda ära. Ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma. Aga vara hommikul langetasid kõik ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb surmata ja viisid ta aheldatult ära ning andsid maavalitseja Pilatuse kätte. Kui siis tema reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need 30 hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi, öeldes, ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära andnud. Nemad aga vastasid, mis see meie asi on, vaata ise. Ja visanud hõberahad templisse maha, Juudas eemaldus, läks ära ja poos enese üles. Aga ülempreestrid ütlesid neid hõberahasid üles korjates, neid ei tohi templi varamusse panna, sest see on vere hind. Nad võtsid nõuks osta nende eest potisepa põllu matmispaigaks muulastele. Seepärast hüütakse seda põldu verepõlluks tänini. Siis läks täide, mis prohvet Jeremiia kaudu on rääkinud, ja nad võtsid 30 hõberaha, hinna, mille vääriliseks Iisraeli lapsed olid ta hinnanud, ja andsid need potisepa põllu eest, nii nagu Issand mind oli käskinud. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Kuuldud evangeeliumi loos on palju sündmuseid. Kohtuprotsess Jeesuse üle, mida variserid ja suurkohtu liikmed olid pikalt salaja ette valmistanud, oli nüüd käima lükatud. Ja juba õige pea hakkavad Jeruusalemmas toimuma sündmused, mis muutsid ja muudavad maailma. Keegi, ei lähedal ega kaugemal seisjatest, ei saa neist kõrvale jääda. Me ei tea palju nendest 12, keda Jeesus endaga kaasa kutsus. Me ei tea, mille põhjal ta nad valis, ja enamikust neist teame vaid nimesid. Tänase loo fookuses on 2 neist, Peetrus ja Juudas, ning neist teame ka pisut rohkem.
Evangeeliumi lugudes teame, et Peetrus oli äkilise loomuga ja impulsiivne, kuid puhta südamega. Ei ole kahtlust selles, et ta armastas oma õpetajat ja oleks olnud nõus tingimusteta tema eest ka oma elu andma. Juudas näib aga olevat hääletoruks neile, kelle ootused Messia suhtes olid poliitilist laadi ning kes ootasid aega, kui Jeesus lõpuks avalikult tunnistab, et tema ongi oodatud Taaveti võsu ja siis endise hiilguse taastab. Peetrus on järgnenud Jeesusele ülempreestri õuele ja vastab seal korduvalt küsimusele enda seotuse kohta kohtualusega seda suhet salates. Varahommikul kukelaulu kuuldes meenuvad talle Jeesuse varem öeldud sõnad, et enne kui kukk laulab, salgad sa minu. Ütlemise ajal võimatuna tunduv oli siiski tõeks saanud. Siin ei ole selle loo keskpunktis mitte Peetruse paljastumine Jeesuse jüngrina, vaid tema paljastumine iseendale sellisena, nagu ta on. Peetrus on nagu Aadam, kes peale pattu langemist märkab esimest korda, et on alasti ning kogeb oodatud vabaduse ja sõltumatuse asemel esimest korda oma piiratust. Ka Peetrus kogeb siin, kuidas katkeb side inimese ja Jumala vahel. Ja kui ta seda taipab, siis ta kahetseb ja neid just toimunud salgamisi. Peetruse kahetsuspisarad, nagu teame järgnevatest lugudest evangeeliumis, sillutavad siiski aga teed meeleparanduse poole. Kui Jeesus surma mõistetakse ja oodatud imet ei juhtu, kahetseb ka Juudas, aga näib, et tema kahetsus on ilma lootuseta. Fännide Siivers kirjutab Juuda loole mõeldes nõnda. Kui Jeesus ei olnud Messias, siis ei võinud ka enam loota riiki. Siis oli kõik läbi, kõik purunenud, illusioonid ja tõelisus. Ning Juudas, Kerioti mees, ei suutnud enam midagi loota, karta ega kahetseda, kuni köis tema hingamise lõpetas ja ta äkki seisis silm silma vastas oma loojaga. Aamen. Palugem. Issand Jeesus, sina meie päästja, sind häbistati ja rahvas naeris sinu üle. Nagu tal, keda viiakse tappa, vaikisid sa oma kohtumõistjate ees. Anna meile julgust tunnistada sind elava Jumala pojaks ning kingi julgust järgneda sulle ka siis, kui meie tee läheb läbi kahtluse, pettumuse ja hirmu pimeduse. Kuule meie palveid, mida vaikuses sinu ette toome. Kuule meid, kes sa koos Isaga püha vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen. Palugem üheskoos Kristuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Ülistagem Issandat. tänu Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen. Aamen.